et Bitcoini ma kindlasti oma raha panema ei lähe. Ja et vaatame, et praegu on ju tegelikult väga aktuaalne ka üldine see finantskäekirja oskus ja kõik, et plaanin ka ise üsna kõrges vanuses seda veel kõvasti õppima hakata, et meil on siin need teise pensionisamba teemad ja nii asjad, et Küsides siis natukene ka eesmärkide kohta, et oled sa mõelnud, et millised on sinu järgnevate aastate võib-olla eesmärgid või kas nii-öelda töö mõttes või sinu karjääri mõttes või nii-öelda eraelus mingid eesmärgid äkki või mida sa tahaksid saavutada üleüldse, et see ei pea toimuma siin lähiaastate jooksul, võib-olla 10-20 aasta pärast, aga on sul mingid suuremad eesmärgid endale pandud, mida sa siin püüad vaikselt ka nagu teha ja täita või pigem elad lihtsalt vabamalt? Jah, kindlasti tahan vabamalt elada, aga mingid eesmärgid ikka on ja mingid eesmärgid peavad olema. Ma pigem nagu arvaks, et on millegi poole püüelda. Kui me eraelust räägime, ma nüüd ei tea, kuna selle eetrisse lased, siis eesmärk on endale naine võtta, selle ma teen tegelikult kohe ära, see saab tehtud. Ja tööalaselt kindlasti edasi arendada seda terminali brändi ja ma näen selle asja perspektiivi, inimesed on meid väga hästi vastu võtnud, inimesed ootavad meid igal pool Eestimaa nurkades ja tegelikult on siin areneda on veel kõvasti ja see kindlasti motiveerib, et kui ajaks mingit ühte igavat asja iga päev, siis võib-olla varsti juba käiks ka kett maha, aga tahaks näha, et kui suureks me selle asja suudame nagu ajada. Ja kuna mul endal seal ka see väike jupike teha on kogu selles suures masinavärgis, siis see on väga põnev. Ja võib-olla veel ma olen äkki jõudnud sellisesse vanusesse, et tahaks juba, kuidas öelda, midagi tahaks ka ühiskonnale tagasi anda, et mul viimasel ajal see järjest rohkem see teema nagu põletab, et mingid mõtted on, ma ei ole suurt midagi selles vallas teinud, aga tegelikult juba natukene kipitab, et näen, et mitte, et ma oleks maailma kõige rikkam, edukam, parem ja tublim inimene, eks ju, aga ma näen, et on inimesi, kellel läheb oluliselt halvemini minust ja vaadates just ka enda elu läbielamisi, et näed, et kus on need kohad, kus võiks nagu inimesi aidata, et natukene see teema juba kipitab ja mingid samme üritan selles suunas astuda, aga eks näis. Ja viimane eesmärk on ikkagi ka natukene tegeleda ja leida endale see kõige põnevam teema muid, ütleme siis, sissetulekuid, investeeringuid lisaks tööle, et ka viimastel aastatel olen ka selle teemani jõudnud ja on nagu päris huvitav, et oma ka vabal ajal natuke oma nii-öelda aju pingutada ja midagi uut õppida. Kas oled leidnudki enda jaoks mingid kindlad asjad, millesse võib-olla tahaks investeerida või millega siis nii-öelda raha kas tekitada või kasvama panna või on sul mingid spetsiaalsed ideid juba või mida sa, võib-olla on sul ka mõned juba asjad nii-öelda käima löödud, et? No hetkel läbi juhuse olen jõudnud, tegelen natukene kinnisvara üürimisega ja selles vallas, ütleme, minule vähemalt tundub lihtsustatult öeldes, et siin täna, kus me oleme Tartus, on see üsna nagu kindel asi, millesse investeerida. Et ei saa välistada, et loomulikult seal finantsi on kõvasti vaja, eks sellega tegeleda ja võib-olla sellised tootlused asjad ei ole nagu, et hetkega, et sa kohe sellega rikkaks saad, aga samas on see väga nagu põnev ala ja olen natuke selle kohta uurinud ja eks vaatab muid asju, et Bitcoini ma kindlasti oma raha panema ei lähe. Ja et vaatame, et praegu on ju tegelikult väga aktuaalne ka üldine see
finantskäekirja oskus ja kõik, et plaanin ka ise üsna kõrges vanuses seda veel kõvasti õppima hakata, et meil on siin need teise pensionisamba teemad ja nii asjad, et ütlen täitsa ausalt, et siin novembrikuus plaanin elus esimest korda LHV korraldataval börsihai võistlusel ka osaleda ja vaadata, et mis asi see üldse on, see aktsiate ja nende kõigi asjadega kauplemine, et täna ma suurt midagi sellest tegelikult ei tea ja ütleme, kui me räägime korraks sellest teise pensionisamba teemast, et mina nagu julgen küll öelda, et hetkel, kui mulle see raha kätte anda, mis mul sinna kogunenud on aastatega, et ma selle ise investeeriks, siis tänaste teadmiste pealt tõenäoliselt, ma arvan, üsna ruttu see raha oleks kadunud sealt nagu kevadine lumi, et mina pean ennast ka kindlasti hetkel selleks inimeseks, kellel on seda finantskäekirja oskust kindlasti tugevalt juurde vaja veel. Kas sa tegutsed ka nii-öelda nagu enese arendamise nagu poole pealt, loed sa rohkem raamatuid hetkel või pigem võtab töö nagu rohkem selle aja ära ja nii edasi või sa ikka püüad selles vallas ka ennast hoida? Praegusel hetkel ma olen vähem lugenud, mul reeglina on kuidagi niimoodi läinud, et ma loen põhiline teema, mille kohta ma loen ja mis mind ka väga köidab, mis samamoodi võib-olla üks minu tegelikult suuri kirgi, mis on mul tekkinud viimastel aastatel, on psühholoogia ja ka kuidagi selle psühholoogiaga niimoodi, et sa loed seda kirjandust rohkem siis, kui sul endal on nii-öelda madalseis või raskem hetk, siis sa otsid seda inspiratsiooni, võib-olla väljapääs uusi mõtteid, et aga selles vallas jah, ma arendan ennast, kas ma nüüd arendan ennast, aga üritan ennast tundma õppida paremini ja see on nagu see põhiline teema, et nagu me oleme ka täna rääkinud, võib-olla minu jutust natuke välja kumab, et mina olen selle teadmiseni nagu jõudnud, et tegelikult sellest enda, kõik nagu algabki enda sellest suhtumisest, meeleolust ja sealt edasi tuleb kõik juba lihtsamalt.